Hea vaataja, kui sageli me ütleme, no see on küll küüniline. No too on täieka küünik. Selle tõttu otsustasingi mõtiskleda sõna küüniline tähenduse üle nagu ja nende ulatuslike muutuste üle, mis selles tähenduses on toimunud. Sest lausa kahju on antiiksetest küünikutest, kelle esialgsed taotlused on äratundmatuseni pea peale pööratud. Antiika radikaalsest vabaduse otsijast on saanud kibestunud ja passiivne vaatleja. Kes need antiika küünikud siis olid? Tegemist oli rändfilosoofidega, kes keeldusid järgimast ühiskondlikke norme, ajamas taga varandust ja elama luksuslikult. Nende peamine eesmärk oli vaimne vabadus. Nad püüdsid seda taotleda askeesi, iroonia ja mässuga igasuguse silmakirjalikkuse vastu. Antiika küünikud ei olnud pehmed ega viisakad, vaid julged ja teravad. Nad uskusid, et tõeline õnn on elus saavutatav, elades kooskõlas loodusega. Neile tundus, et ühiskondlikud tavad ja reeglid on sellel teel vaid takistuseks. Tuntuim antiika küünik oli Diogenes Sinopest. Ta elas tünnis või õieti väga suures amfooras. Just temalt pärinebki nimetus küünik. Kreeka sõna küünikos tähendab siis koeralikust. See oli rahva poolt antud sõimusõna õieti, mis pidi kirjeldama häbitust, kuid Diogenes võttis selle omaks, pööras selle tähenduse ümber ja hakkas seda kasutama. Ta leidis, et eluks polegi midagi muud vaja, kui loodust lähedast ja tavasi eiravat elulaadi nagu koertel. Vooruslik elu tähendab antiiksele küünikule eelkõige sõltumatust. Nad leidsid, et õnneliku elu aluseks on soovide puudumine. Selles mõttes nad on stoikudega isegi sarnased. Muidugi kasutasid ka teised antiiksed küünikud nagu Krates ja Hipparchia provokatiivset kõneviisi ja skandaalset käitumist. Nende elu oli elav manifest, protest, mis väljendus tegudes, mitte teooriates. Nad polnud osa ühiskonnast, vaid elasid selle piiridel. Vahel ka keset linna, aga siis juba nagu personaliseerunud provokatsioon. Kuid tulgem nüüd kaasaegse küünilisuse juurde. Sõna küünik on täna valdavalt negatiivse tähendusega. See viitab isikule, kes suhtub oma ümbruskonda tõrjuvalt ja pilkavalt. Kaasaja psühholoogias nimetatakse seda ka kognitiivseks vaenulikkuseks. See on rajatud mõttemustrile, mille eesmärgiks on teiste alandamine. Kaasaja küünik ei kanna enam määrdunud kuub ega ela tünnis. Tema relvad on iroonia ja tülpimus. Erinevalt antiikaegsetest küünikutest puudub tal julgus võimu vastu haukuda. Nad on tihti haritud ja teavad kindlalt, kuidas maailm tegelikult peaks toimima, aga nad ei võta midagi ette, et seda muuta, sest ei usu, et midagi on võimalik muuta. Nad on alati nii-öelda ohutuskauguses. Nad osutavad ühiskondlikele pahedele, kuid ei paku ravi. Nende tunded on enamasti teeseldud. See on selline performatiivne empaatia. Keegi on öelnud, et kaasaegne küünilisus on nagu psühholoogiline soomusrüüm, mis iseloomustab läbi põlenud idealisti. Selline küünilisus
on aga nakkav ja ümbritsevaidki halvav. See levitab vaikivat sõnumit. Ära püüa, ära usu, ära tee. Nagunii on kõik mõttetu. See on mürgine ükskõiksus kõige toimuva suhtes. Siin puuduvad tõelised ambitsioonid ja algatused. Tegemist on kõike teadva indiferentsusega, tahtliku resignatsiooniga ja nii kujunevad kaasaegsed küünikud kriiside kiirendajateks, surmakultuuri teerajateks. Sellised küünilikud on võimelised muutuma ka aktiivseteks nihilistideks. Isiklikus plaanis saadab kaasaja küünikuid isolatsioon, sest neil on raske luua lähedasi suhteid. Koos sellega ka depressioon, sest küüniline mõtteviis õõnestab motivatsiooni ja elu mõtestamist. Koos vananemisega ka sageli dementsus. Psühholoogid on leidnud, et küünikutel on kõrgem dementsuse risk ja seda just tänu sotsiaalsele isoleeritusele, mis vähendab aju stimulatsiooni. Kui juba psühholoogiliseks läksime, siis arvatakse, et küünilisusel on tegemist ka väsimuse ja kurnatusega. See võib olla ka üks läbipõlemise märke. Hea vaataja, kokkuvõttes võib öelda, et kuigi nii antiiksed kui kaasaegsed küünikud kasutavad irooniat ja pilget, on nende motivatsioon ja tegevus siiski erinevad. Kui antiiksed küünikud püüdlesid radikaalse vabaduse ja iseseisvuse poole, siis kaasaegsed küünikud iseloomustab enesekaitse, resignatsioon, paremal juhul üksnes eneseteostus. Kui antiiksed küünikud olid aktiivsed provokaatorid, siis kaasaegsed on pigemini passiiv-agressiivsed kommentaatorid, kes teavad alati, mis on valesti, kuid ei võta midagi ette, et olukorda muuta. Antiiksed küünikud otsisid tõde ja vooruslikkust. Kaasaegsed esindavad purunenud lootust ja usu puudumist paremasse maailma. Kui antiiksed küünikud elasid ühiskonna perifeerias, siis kaasaegsed küünikud on sageli haritlased, akadeemikud või meediakõneisikud, nii-öelda integreeritud asotsiaalid, kes halvavad ja mürgitavad oma kaasaegsete vaimu. Kristlasena lõpetan ma selle vaatluse apostel Pauluse mõttega kirjast Galaatlastel 5. peatükk 6. salm. Ta leiab, et Kristuses Jeesuses maksab üksnes usk, mis on tegev armastuse läbi. Aga see on juba hoopis uus maailma nägemus. Aga seniks siis kohtumiseni.